talv on läbi saanud ja kevad vaikselt piilumas. Alustame juba 4. hooaega oma videoseeriaga läbi agronoomi pilgu, kus kõik meie agronoomid toovad põllult aktuaalsed teemad otse teieni. Sellel hooajal on meil plaanis ka väike uuendus. Head vaatamist! Selleks hooajaks oleme välja valinud 2 Eestis põhiliselt kasvatatavate kultuuride põldu, ühe talirapsi ja ühe talinisu põllu, kuhu tuleme hooaja jooksul korduvalt tagasi, et vaadata, kuidas põld on arenenud ning kuidas on mõjunud tehtud tööd. Meie välja valitud talirapsi põld asub Raplamaal Kehtna lähedal, kuhu põllumees on otsustanud külvata 9 erinevat rapsisorti, sealhulgas 4 neist pasvitoote portfellist. Põllu eelkultuuriks oli talinisu, kuhu pärast ühekordset randaalimist külvati 15. augustil taliraps. 3 päeva hiljem sai siia pritsitud mullaherbitsiid Putisana Avant normiga 2,5 liitrit hektarile. Peatselt sai selgeks, et põllul on tugev ristejäliste probleem ja täiendav pritsimine salsaga sai teostatud 9 päeva pärast Putisani. Kui vaatame põllule lähemalt otsa, siis näeme, et tegelikult tulemus on väga kena ja põld on umbrohtudest puhas. Ainuke probleem on rukkilill, mis on põllul talvitunud. Siinjuures ongi hea märkida, et sellise profiiliga põldudele, kus on tugev ristejäliste surve, lisaks ka näiteks rukkilill, on pasvil lahendus välja pakkuda. Selleks on registrisse saanud uus toode Cleravo Flex, mis sisaldab lisaks täna tuntud Cleravo toimeainetele ka aminopüraliidi, mis annabki lisaefektiivsust rukkilille ja näiteks ka liblikõieliste tõrjeks. Seega, kui plaanite oma talirapsi põllu rajada näiteks ristiku või lutserni põllujärgselt, on Cleravo Flex suurepärane lahendus. Me kõik teame, et üks ülimalt, kui mitte isegi kõige olulisem töö talirapsi talvitumise seisukohalt on sügisene kasvu reguleerimine. Siis vaadates tagasi eelmisele sügisele oli taaskord pikk ja soe periood. Meie hakkasime varakult kommunikeerima seda, et kasvuregulaatoreid tuleb hakata kasutama varem ja julgemate kulunormidega. Sellel põllul siin seda soovitust ka järgiti ja 4. septembril, kui raps oli kuskil 3-4 lehe faasis, sai pritsitud siia kaaruks 0,75 liitrit hektarile. Täiendav pritsimine Juventusega 0,8 liitrit hektarile tehti 13 päeva pärast. Ja me näeme, et taimed on kenasti kompaktsed ja ilusad. Juba oma talveseminaril võtsime fookusesse ka kulutused. Sellele põllule siin on sügisel ära tehtud kulutusi 420 euro väärtuses. Taimekaitse ja leheväetised sellest 170 eurot. Eelarvestatud on, et enam-vähem 2 tonnise rapsisaagi juures saame kõik sisendite kulud nulli. Aga me kõik loodame ja ootame ikka kõvasti üle 3 tonniseid rapsisaake, mis tundub, et sel aastal on täiesti reaalselt ka tulema, sest üle Eesti on põllud suurepäraselt talvitunud ja näevad head välja. Tere ka siit Viljandimaalt. Pean kinnitama Sandra sõnu, et ka meil siin Viljandi maakonnas on väga kenasti rapsid üle tulnud, kui isegi mitte väga hästi. Ja hetkel ka siis väetamine on käimas, et kevadhooaeg on juba alguse saanud ja valged juured on ka juba rapsil siin all, nii et otsivad juba kiirelt toitu. Aga lähme vaatame, mis toimub meil ka taliteraviljades. Ja olengi siin talinisu põllu peal, et vaadata, mis on hetkene olukord. Hetkel tundub põld väga puhas, sügisel on tehtud siia Fight Forte ja on väga hästi toimunud erinevate umbrohtude vastu. Ja kuna põld on väga puhas, siis ei pea ka kevadel hakkama kiirustama umbrohutõrjega ja saame oma töid paremal moel ja ka õigesti ajastada.
Kellel on veel taimekaitse plaan pooleli või täitsa tegemata, siis tahaks teile meelde tuletada, et meil on käimas BASF-i teravilja fungitsiidide kampaania, kus T1 plus T2 võrdub 4, ehk siis ostes vähemalt 2 erinevat BASF-i fungitsiidi on võimalik teil saada Agromaisis topeltpunkte, nii et kindlasti kasutage seda võimalust. Ettevalmistused käivad ka suvivilja külviks. Ja kõige esimene töö suviviljade puhul on kindlasti puhtimine, seda mitte ära unustada. Puhtimisega saame tõrjuda esimesi haigusi ja eelkõige siis nõgihaigust, mida hiljem võimalik kuidagimoodi tõrjuda ei ole. Seega meie soovitus on kasutada Kinto Plussi 1,5 liitrit tonni kohta. Ja nii nagu te valite ka väetisi erinevate sisude poolest, vaadake ka puistele otsa. Sel aastal kindlasti on tulemas ka meil BASF-i põllupäevad. Pange kalendrisse kirja 14 mai, mis toimub meil Põlvamaal ja 28 mai, mis toimub meil Järvamaal. Ning lisaks omale 2 põllupäevale on ka meil tulemas juunis suur digipõllupäev 5.0 koos erinevate partneritega, et just pöörata ka tähelepanu rohkem digipõllumajandusele. Nagu ka minu kauget sugulast Sookurge on ka mind aina rohkem nüüd põldudel näha ja ka minu BASF-i kolleege. Nii et kui te vajate arutamist, mõtlemist või on mingeid küsimusi, siis võtke julgelt ühendust. Püsige kanalil. BASF. We create chemistry.